Kui Iraan langeb, kas Lähis-Ida muutub siis äkitselt rahulikumaks? Kahjuks võib vastus sellele olla ei. Tegelikult võivad need islamistlikud riigid, kes soovivad Iraani asemel astuda, olla isegi ohtlikumad kui nende eelkäija. Ja mis teeb nad nii problemaatiliseks, on see, et nad teesklevad olevat lääneliitlased, samal ajal püüdes kasutada läänt selleks, et võtta Lähis-Idas kontroll enda kätte. Nafta, kaubandus ja kõik muu, mis sellega kaasneb. Sel nädalal tegid nad avaliku teadaande, mis seda tõestab. 7. augustil allkirjastasid Saudi Araabia, Türgi ja Pakistan Mekas ühise kaitseleppe. Lepingu kohaselt loetakse relvastatud rünnakud ühe vastu rünnakuks kõigi kolme vastu. Esmapilgul tundub see olevat samm, et hoida Iraani neid ründamast, kuid tegelikult on asi palju suurem. Näete, Iraan kaotab kiiresti oma staatust Lähis-Idas suurima ohuna. Asjad muutuvad ja muutuvad kiiresti ning Lähis-Ida islamistlikud tugipunktid tahavad olla kindlad, et just nemad on järgmised, kes kontrolli haaravad. See leping püüab seda kindlustada, kuid need riigid on ohtlikud ja on lääne suhtes väga rahulolematud. Ja see ongi selle lepingu tegelik taust. Tere tulemast Miragai saatesse GNS TV-s. Räägime, miks see on nii oluline. Alates 28. veebruarist, kui USA ja Iisrael ründasid Iraani, et eemaldada selle tuumavõimekus, pole Pärsia laht enam rahunenud. Iraani raketid ja droonid on korduvalt tabanud Saudi Araabia naftataristut. Houthide rünnakud on sulgenud laevaliikluse ning Ameerika julgeolekugarantii, mis pidi seda kõik ära hoidma, pole tegelikult toiminud. Kui oled kunagi mõelnud, miks Lähis-Ida on nii rahul sellega, et seal on nii palju USA baase, see on osaliselt just sellepärast. Aastakümneid on Ameerika Ühendriigid ja need riigid sõlminud leppeid, mis tagavad, et kui piirkonnas olukord pingestub, aitab Ameerika neil riikidel end kaitsta ja vastutasuks saab USA sõnaõiguse selles, mis toimub. Selleks need baasid olidki, sellepärast nad eksisteerisid. Kuid kui see konflikt eskaleerus, said riigid, kus asusid USA baasid, Iraani rünnakute peamisteks sihtmärkideks. Saudi Araabia jälgis sündmusi, mida Ameerika sõjaline kohalolek pidi otseselt ära hoidma ja sai aru, et ainult Washingtonile lootmine ei toimi enam strateegiana. Ei aidanud ka see, et meedia pilkas Trumpi ja Lähis-Ida pani seda tähele. Nii et Saudi Araabia hakkas otsima uusi liite, mis võiksid paremini toimida ja hoiaksid Iraani neid konflikti kaasamast. Neil on vaja, et Iraan oleks tagasi hoitud ja selleks on palju põhjuseid. Esiteks, sest Iraan kontrollib Hormuzi väina teist poolt ja 1/5 maailma naftast liigub läbi selle väina. Kui Iraan suudab selle sulgeda ning ohustada laevandust, on Saudi Araabia majandus tõsises ohus. See on juba niigi tõsises ohus, kuna visioon 2030 ei lähe nii hästi, kui loodeti, kuid see sõltub stabiilsetest naftaekspordist ja kaubateedest ning Iraan on selle kõik ohtu seadnud. Teiseks, see on halb kogu ärile. Nad pidid olema islami uus turvaline kuvand, turismikeskus, koht, kuhu tahad minna, aga enam mitte. Neid rünnatakse ja see Lähis-Ida tulevikukuvand ei näe hea välja. Ja lisaks kõigele sellele on Iraan ka Saudi Araabia peamine piirkondlik konkurent ja sa mõistad, miks nad tõesti tahavad, et Iraan probleemina kaoks. Aga kuni see juhtub, peavad nad saavutama, et Iraan lõpetaks nende ründamise ja nii nad alustasid vestlusi teiste Lähis-Ida osapooltega, kes võiksid Iraani paremini heidutada, kui USA on seda selles konfliktis suutnud. Ja nii sündiski see kokkulepe Pakistani ja Türgiga. Kokkulepe sätestab, et relvastatud rünnak ükskõik millise nende riigi vastu loetakse rünnakuks kõigi kolme vastu. See on vastastikune kaitsekohustus. Lisaks sellele ei ole kogu lepingu teksti tegelikult avalikustatud ning ka tehniline tähendus on teadmata. Jah, rünnakud käsitletakse rünnakuna kõigi kolme vastu. Aga kas see kohustaks riike reageerima? See pole nii selge. Näed, see on kaval, sest see kõlab väga sarnaselt NATO kohustusele, millega me oleme harjunud. NATO artikkel 5 ütleb, et relvastatud rünnak ühe liikme vastu loetakse rünnakuks kõigi vastu, kuid oluline on teine lause. See kohustab riike reageerima. NATOl on 40 aastat integreeritud sõjalist infrastruktuuri, juhtimisstruktuurid, luuresüsteemid, varustus ja protokollid, mis muudavad artikli 5 tegelikult toimivaks ja usutavaks, kui sellele tuginetakse. Aga siin see nii ei ole. See reageerimiskohustus ei ole selle kokkuleppe osa. See on ka põhjus, miks see kokkulepe tähendab palju enamat kui lihtsalt tehnilised üksikasjad. Loomulikult on see signaal Iraanile ja kogu maailmale, et meie, Türgi, Saudi Araabia ja Pakistan, tegutseme nüüd koordineeritult ja oleme valinud poole. Ja me plaanime kasutada meie kõigi kolme jõudu, et heidutada igasuguseid rünnakuid meie vastu. Kuid asi ei ole ainult heidutuses. Selle koostöö põhjused on palju sügavamad kui see. Iraani osa on lihtsalt ettekääne, mida nad kasutavad selle õigustamiseks. Aga me räägime sellest kohe lähemalt, sest kõigepealt peame mõistma, miks just need kolm riiki.
Saudi Araabia puhul on see üsna selge. Enne seda kokkulepet pidi Saudi Araabia, kui ta soovis Iraaniga läbi rääkida või teha otsuseid Lähis-Ida kohta, arvestama sellega, mida Washington tahab. USA oli ainus tõsiseltvõetav julgeolekugarantii, mis Saudi Araabial oli. Seega küsis Saudi Araabia luba ja koordineeris Washingtoniga ning pidi tegema otsuseid Washingtoni ajakava ja prioriteetide järgi. See kehtib siiani. Aga nüüd on Saudi Araabial uued võimalikud partnerid. Türgil on sõjavägi. Pakistanil on tuumarelvad. Kui Saudi Araabia soovib Iraaniga läbi rääkida või võtta meetmeid Iraani ohtude vastu, siis saab ta seda teha teades, et Türgi ja Pakistan on samuti arvestatud, mis tähendab, et Saudi Araabia ei vaja enam tegutsemiseks ainult Ameerika toetust. Aga jällegi, see on vaid ettekääne. See kokkulepe võimaldab Saudi Araabial kehtestada end kui lahe piirkonna liider. Korraldades selle allkirjastamise Mekas ja tuues kokku 3 tugevaimat moslemi enamusega riiki, Saudi Araabia ütleb maailmale, et kui asi puudutab Lähis-Ida julgeolekut, siis meie juhime seda ja meie teeme otsuseid. Meie oleme piirkondliku stabiilsuse nägu, mitte Iraan ega Iisrael, ja selle diplomaatiline jõud ning piirkondlik juhtpositsioon avaldavad mõju. See muudab seda, kuidas teised riigid näevad Saudi Araabiat ja kuidas Saudi Araabia iseennast näeb. Kogu sellel kokkuleppel on 2 kihti. Sõjaliste seletuste kiht, aga ka see, millist kuvandit need riigid tahavad maailmana näidata ja sellele tasub tähelepanu pöörata. See ei tähenda, et USA tõrjutakse kõrvale, üldsegi mitte. Tegelikult on palju tõendeid selle kohta, et USA on seda kokkulepet toetanud. Trump ja tema administratsioon on olnud ühes asjas väga selged. Ameerika Ühendriigid ei saa ega hakka enam olema Lähis-Ida alaline julgeoleku tagaja. Uut Ameerika rolli nimetavad strateegid pigem integreerijaks kui tagajaks. See tähendab, et USA hakkab pakkuma tehnoloogiat ja luureinfot, majanduslikke partnerlusi ning diplomaatilist toetust igale piirkondlikule jõule, kes lahendab omaenda julgeolekuprobleemid. Selle asemel, et Ameerika väed kaitseksid Saudi Araabiat, kaitseb Saudi Araabia end ise Ameerika relvade, väljaõppe ja toetusega. See on väga riskantne strateegia. Donald Trump pidas Saudi Araabiaga 30-aastase tuumakoostööleppe üle läbirääkimisi. Tingimusel, et Saudi Araabia normaliseerib suhted Iisraeliga, mis annab neile vajaliku mõjuvõimu, et muuta risk veidi vähem oluliseks. Washington ütleb, ehitage omaenda julgeolekuarhitektuur, kuid tehke seda kooskõlas meie huvidega. Koos Türgiga, kes on NATO liige, meie liitlasega, ja Pakistaniga, kes partnerina aitab Iraani ohjata ja hoiab piirkonna läänega ühel joonel. USA soovib, et Lähis-Ida suudaks ise oma probleemidega toime tulla ning püüab aidata nende kokkulepete kujundamisel, kuid jääda ise kõrvale. Nad mängivad pikka mängu, luues sõltuvust, et neid kuulda võetaks, kuid samas ka iseseisvust, et nad ise ei peaks sekkuma. See on väga ohtlik mäng ja sarnaneb sellele, mida nad mängivad Iisraelis. Esmapilgul võib see kõlada hästi. Saudi Araabia võtab Iraani maha, geniaalne. Aga kahjuks see nii ei ole, sest just partnerite valik on siin huvitav. Nad on valinud 2 liitlast, kes on olemuslikult läänevastased, kuigi nende strateegia on palju peenem kui Iraanil ja nad varjavad seda väga hästi. Need 2 liitlast on Türgi ja Pakistan. Türgi pürgib järgmise islamimaailma liidri kohale. Nad pole unustanud Ottomani impeeriumi hiilgeaegu, kui nad olid võimul ja tahavad seda tagasi, kuid seekord on nad targemad ja selleks tahavad nad kõigepealt saada lääneriikide tunnustuse. Seetõttu liituvad nad NATO-ga ja nii edasi. Oleme sellest rääkinud ka varasemates osades. See kokkulepe annab neile staatuse ja kinnituse, et nad saavad olema osa grupist, mis juhib järgmisena Lähis-Ida piirkonda ning suudab pakkuda tegelikku julgeolekut ja sõjalist infrastruktuuri. Nad saavad muidugi ka omaenda sõjatööstuse laienemise ja strateegilise vabaduse. Türgi kaitsetööstusettevõtted saavad alliansi arenedes laiendatud ärivõimalustest kasu. Türgi saab samuti ehitada üles NATO-st eraldiseisva sõjalise struktuuri, mida ei piira NATO hääletusprotseduurid. Türgi on NATO liige ja NATO-l on veel 30 liiget. Seega, kui Türgi soovib võtta sõjalisi meetmeid või teha otsuse, peab ta saama nende ülejäänud 30 liikme heakskiidu. Paljudel neist on Türgist erinevad prioriteedid. See kokkulepe võimaldab Türgil tegutseda iseseisvalt, kui Türgi seda otsustab, ilma NATO heakskiiduta. Türgile see ei meeldi, kuid pole ka valmis sellest loobuma, sest see annab neile liidu riikidega, kellega nad on loomupärased vaenlased. Mida nad siis teevad? Kui Türgi näeb ohtu ja peab reageerima, Türgi saab seda teha selle paktiga Saudi Araabia ja Pakistaniga, ilma et peaks kõigepealt NATO liitlastega läbi rääkima. See on maailmale ülimalt ohtlik samm ja kõik peaksid sellele tähelepanu pöörama. Me ütlesime teile, et Türgi on probleem ja et nad plaanivad NATO-d ära kasutada. Tegelikult nad ei kuulu sellesse päriselt ja see ongi tõestus. Türgil on väga ohtlikud ideoloogiad, tohutu sõjavägi ja võime tõepoolest islamistlikke ideoloogiaid levitada ning see on mida kõik peavad mõistma.
Nende liitumine selle kokkuleppega ei ole juhus. Ja muide, ka Pakistan ei ole juhus. Pakistan põimib end uude Lähis-Ida julgeolekuarhitektuuri, olles samal ajal nii Hiina liitlane kui ka Ameerika partner. Nüüd saab Pakistan Washingtonile näidata, et ta on tõsiseltvõetav, kasulik piirkondlik tegija ja seeläbi panna Trumpi administratsiooni neid kuulama, sest nad teavad, et Ameerika ootab oma liitlastelt koorma jagamist. Trump tahab, et liitlased lahendaksid oma probleemid ise, selle asemel, et alati Ameerikalt sekkumist paluda. Ja Pakistan saab sellele kokkuleppele viidata kui tõendile, et nad edendavad kollektiivset piirkondlikku heidutust Iraani suhtes. See annab neile palju mõjuvõimu ja samuti annab see neile võimaluse kasutada seda argumenti, kui suhted peaksid jahtuma või kui Pakistan peab Washingtonile meelde tuletama, miks ta piirkonnas oluline on. Pakistanist on pärit ka miljonid pakistanlased, kes töötavad Lähis-Idas ja sõltuvad sealsetest töökohtadest. Lähis-Idast tuleb samuti enamik Pakistani süsivesinike impordist ning see liit annab Pakistanile koha laua taga, kui Lähis-Idas tehakse otsuseid. See kaitseb Pakistani majandushuve piirkonnas ja näitab taas, et nad ei löö enam kampa tugevatega. Nemad ongi tugevad. Ja Lähis-Ida islamistide maailmas on jõud kõige olulisem asi, mida sul vaja on. Või vähemalt selle kuvand. Me ei maininudki veel, et Pakistanil on tuumarelv, mis on ka põhjus, miks Saudi Araabia tahab neid kokkuleppesse kaasata. See pakt toob kokku 3 tugevaimat moslemi enamusega riiki. Saudi Araabia, millel on rikkus, geograafiline asend ja islami pühimad paigad. Türgi, kellel on NATO suuruselt 2. armee ja 10 jagu otseseid sõjalisi sekkumisi, tõestades, et nad on valmis tegelikult vägesid liigutama. Ning Pakistan, kellel on tuumarelvad ja armee, mis on päriselt sõdades osalenud. Koos. Nad esindavad moslemi maailmas hoopis teistsugust võimukeskust kui miski, mis varem on eksisteerinud. Kui ma ütlesin 3, siis tegelikult on neid 4, sest me pole veel maininud Egiptust, aga ära muretse, ka nemad peavad läbirääkimisi selle leppega liitumiseks. See leppe loodi Iraani võimaliku kokkuvarisemise varjus. Iraani režiim on nõrgenenud, potentsiaalselt ebastabiilne ja kui asjad jätkuvad samamoodi või muutuvad järsult, on Lähis-Ida võimustruktuur kohe muutumas. Saudi Araabia valmistub selleks hetkeks. See on kaua küpsenud. Osapoolte sõnul pole see sugugi uus areng. Läbirääkimisi on peetud juba viimased 2 aastat. Mis tõstatab küsimuse, miks just nüüd, peale selle, et Saudi Araabia võib allkirjastada tuumaleppe USA-ga. See pakt ütleb regioonile, et kui Iraani mõju väheneb, meie oleme need riigid, kes selle tühimiku täidavad. Meie oleme need, kellel on võim. Meie oleme need, kes loevad. Saudi Araabia, Türgi ja Pakistan ütlevad, meie oleme moslemi maailma tulevik, mitte Iraan. Meie. Saudi Araabia tegelikult ei tea, mis Iraanis juhtuma hakkab. Režiim on nõrgenenud, kuid pole veel langenud. Sõda võib lõppeda aasta pärast või kesta veel aastakümne. Iraani juhid esitavad üha äärmuslikumaid nõudmisi. Nad nõuavad, et Hormuzi väin avatakse enne, kui alustatakse relvarahu läbirääkimisi, mis tähendab, et nad on valmis blokaadi määramata ajaks jätkama, selle asemel, et läbi rääkida. Ja kahjuks ei ole see režiimi käitumine, mis valmistub täielikult taanduma. Kuid Saudi Araabia ei kindlusta end ainult Iraani kokkuvarisemise vastu. Nad kindlustavad end ka võimaluse vastu, et Iraan jääb püsima ja sellest saab pikaajaline vastasseis. Samal ajal kui Mekka-paktist kujundatakse sõjalist heidutusvahendit, samal ajal tehakse tööd selle nimel, et vähendada Saudi Araabia sõltuvust Hormuzi väinast täielikult. Ja kui me ütleme Saudi Araabia, siis peame silmas kogu Lähis-Ida piirkonda. Arendatakse uusi laevateid, mis mööduvad Iraanist. Ehitatakse uusi torujuhtmeid, et transportida naftat maismaa kaudu, mitte läbi kitsaskohtade, mida Iraan saab blokeerida. Rajatakse uusi majanduskoridore, mis ühendavad Saudi Araabia ülejäänud maailmaga, ilma et oleks vaja läbida Iraani kontrollitavaid veeteid. Nad valmistuvad kõigiks võimalusteks, kuid nad ei panusta ainult ühele tulemusele, sealhulgas sõjalisele liidule Iraani heidutamiseks, kui Iraan jääb tugevaks. Infrastruktuuri rajamine Iraani vältimiseks, kui Iraan säilitab kontrolli, kuid on endiselt vaenulik, ning juhtkonna positsioneerimine võimu ülevõtmiseks, kui Iraan tõepoolest langeb. Saudi Araabia ehitab samal ajal 3 erinevat tulevikku. Kuigi see kõlab hästi, tasub meeles pidada, et need on lääne vaenlased, keda tugevdatakse. See on uus, palju keerukam vaenlane. See, kes teeskleb olevat sõber, liitlane, läänega ühel meelel, kuid tegelikult on sellest väga kaugel. Pakistani kaitseminister ei kasutanud selle lepingu allkirjastamist selleks, et rääkida kaitsest Iraani vastu. Ta kasutas seda selleks, et rünnata otse Iisraeli, loomulikult. Ta nimetas neid ebalegitiimseteks ja Balfouri deklaratsiooni tulemuseks ning kutsus moslemeid üles looma ühtset sõjalist rindejoont Iisraeli vastu. Ta ütles, kuni Palestiina küsimust ei lahendata lõplikult, peab islamimaailm seisma nende vastu ühtsena.
nagu näete, hakkab selle lepingu tõeline olemus ilmsiks tulema. Ja retoorika on üks asi, kuid olulised on ka sellele järgnevad tegevused, sest nad ei tee nalja. Türgi välisministeerium ütles, et see leping on tehniliselt sama, mis NATO 5. artikkel, vastastikuse kaitseklausel. Ta ütles, et nad moodustavad ministrite komiteed, mis on sarnased NATO omadega. Ta ütles, et peasekretär hakkab asuma Saudi Araabias. Ta ütles, et Egiptus võib liituda, kui tehnilised küsimused on lahendatud. Ta ütles, et see kokkulepe ei ole suunatud Iraani vastu, vaid keskendub Punase mere julgeolekule ja Houthi rünnakute tõrjumisele. Houtid on muidugi Iraani mõju all. Nad töötavad selle nimel, et seda edasi arendada. Jah, see ei ole veel tegelikult rakendatav, kuid see on eesmärk. Kuid siiski, kuulake varjatud sõnumit, sest nad tahavad, et te keskenduksite valedele asjadele. Pakistan annab märku, et see pakt, kuigi seda esitletakse kaitselisena, on tegelikult oma olemuselt Iisraeli ja lääne vastane. Huvitav ajastus, nüüd kui Trump teatas, et Saudi Araabia tuumavõimekuse saamine sõltub nende liitumisest kokkulepetega. Ei, see ei ole huvitav ajastus. Ka Türgi ei varja oma seisukohta Iisraeli ega kogu lääne suhtes. Türgi kui NATO liige osaleb julgeolekuraamistiku loomisel, mis on selgelt NATO-st eraldiseisev, omaenda juhtimisstruktuuri ja otsustusmehhanismiga. Las ma teen selle väga selgeks. Lääneliit hõlmab nüüd riiki, mis pole mitte ainult avalikult lääne vastu sõna võtnud, vaid ehitab ka eraldi sõjalisi struktuure koos riikidega, kes on selgelt positsioneerunud Iisraeli vastu. Ja te kõik teate, et Iisrael tähendab läänt. Türgi istub mõlemas leeris samaaegselt. Pakistan teeb sama. See mängib Hiinat ja Ameerika Ühendriike teineteise vastu välja. Ja ma ei arva, et on liialdus öelda, et Saudi Araabia sõbrad räägivad meile Saudi Araabiast palju. Ma mõtlen, kui tahate näha, mis suunas nad liiguvad, siis vaadake lihtsalt hiljutist konflikti Araabia Ühendemiraatidega. Araabia Ühendemiraadid on oma suuna väga selgelt välja öelnud. Nende seotus läänega, Iisraeliga, nende toetus ja Saudi Araabia on nüüd nendega sõjas. See ütleb meile kõik, mida meil on vaja teada. See kokkulepe ei kohusta kedagi seaduslikult midagi tegema. Selliste paktide puhul kulub aastaid, et tegelikult operatiivvõimekust üles ehitada. Aga see pole ka väga kaugel. Türgil on juba mõlema riigiga sõjalised suhted. Pakistan on saatnud Saudi Araabiasse tuhandeid sõdureid. Neil on olemasolevad kaitsesidemed. See teadaanne ei loo neid sidemeid, kuid see formaliseerib need ja annab märku, et need võivad ja hakkavad laienema. Kui need kolm riiki tõepoolest loovad integreeritud juhtimisstruktuurid, ühise luuresüsteemi ja koordineeritud reageerimismehhanismi, siis on tegemist sõjalise liiduga, mis on lühiajaliselt selgelt Iraani vastane, kuid pikaajaliselt selgelt Iisraeli ja lääne ülemvõimu vastane, mida juhib Türgi, kes samal ajal kuulub NATO-sse, mis teeb selle kõigega tegelemise väga keeruliseks. Jah, muidugi, see võib olla täiesti näiline, viis näidata, kui tugevad nad on, kuigi tegelikult kardavad. Viis anda Iraanile jõupositsioonilt signaal, ilma et sellel oleks tegelikku sisu. Kuid selle avalduse mõte seisnebki selles, kuidas nad end tulevikuks positsioneerivad. Tehnilised üksikasjad selle kohta, mida nad teevad, on vähem olulised. Kuigi nad ei avalda avalikult Mekka pakti tegelikke põhjuseid, on need üsna selgelt näha. Muidugi on ametlik teada ja põhjus see, et kuigi nad ei taha seda tunnistada, on hirm Iraani ees tõeline ning praegu on prioriteediks edasiste rünnakute ärahoidmine ja see on ka õigustatud, eks. Samuti on prioriteediks infrastruktuuri ettevalmistamine Iraani vältimiseks, kui see konflikt peaks kujunema pikaajaliseks ummikseisuks ning tuleviku jaoks hajutamine ja liitlassuhete kindlustamine on igati mõistlik. Kuid tegelikult kõige olulisem põhjus, mida nad välja ei ütle, on see, et kõik kolm riiki valmistuvad võimaluseks, et Iraani mõjuvõim jätkab kahanemist. Ja nad tahavad olla kindlad, et kui see juhtub, Saudi Araabia ja tema liitlased, mitte Iraan ega lääs, oleksid need riigid, kes astuvad sellesse tühimikku, mida nad soovivad kontrollida. Ajastu, kus üks jõud kontrollib Lähis-Ida, on lõppemas. Ameerika Ühendriigid liiguvad selles piirkonnas tagajast rollist integreerija rolli ning Lähis-Ida riigid loovad omaenda julgeolekuarhitektuuri. Nad kindlustavad suhteid, ehitavad paralleelset infrastruktuuri ja positsioneerivad end mitmete võimalike tulevikustsenaariumite jaoks. Piirkondlikud suurriigid õpivad ellu jääma ilma, et nad sõltuksid ühestki välisest tagajast. Ja nad teevad koostööd läänega, kuid nad teevad koostööd ka Hiinaga. Nad teevad koostööd Venemaaga. Nad teevad koostööd üksteisega. Kuid nad ei sõltu kellestki neist täielikult, mis teeb neist väga ohtliku partneri. Kas see pakt tegelikult ka tööle hakkab? Kas see hõlmab tõelist sõjalist koordineerimist? Kas Türgi roll muudab NATO olukorra keerulisemaks? Need on asjad, mida tasub järgmise 2 kuni 3 aasta jooksul jälgida. Lähis-Ida riigid liiguvad suurema iseseisvuse poole, aga ka suurema võimu ja kontrolli poole. Kuigi see võib kõlada hästi, ei tohi kunagi unustada, mis selle kõige mõte on, millesse nad usuvad, mis on nende roll maailmas islamistidena. Ja kuigi lääneliidud on neid kaua teeninud, võime olla jõudmas aega, mil see enam nii ei ole. Mida see siis tähendab meile, läänlastele, kes seda pealt vaatavad? See tuletab meile meelde, et USA sekkumine selles piirkonnas ei ole sugugi nii rumal idee, nagu meedia võib jätta mulje. Kuid Lähis-Idas jõu näitamise ja heidutamise tähtsus ei puuduta enam ainult Iraani. See puudutab tulevikku.
Ja kuigi Iisraelil on Jumal enda poolel, kui need riigid liiguvad USA toetuse alt enesekaitse suunas, on selge, et ka Iisrael peab seda tegema ning hoidma oma silmad väga lahti, et meeles pidada. Iraan võis olla suur oht, kuid on ka teisi ohte. Mina olen Iir Jerke ja kohtume järgmisel korral.